teeme taas kõne siis helilise lindistuse salvestuse siis, mis võiks rääkida siis tervisest ja kuna see on siis tervenduse teemaline ja info on siis selles mõttes konfidentsiaalne, eks selles mõttes kellegi info nagu ei jõua kuhugi ja niisugune, meil on siuke meeldiv hägus või selline, et nagu ei, mingid valed asjad ei avane selles mõttes. Ma tahtsin öelda, et tervenduse võib-olla suur siuke mõju, osad ütleb, et need on nagu väike asi, need nagu vähendavad see tähtsust, aga tegelikult kui su energiapääst need aurad lähevad korda, jah, kui need aurad lähevad korda, siis kogu keha energiasüsteem taastub ja see muutub päris palju. Ehk siis et keegi võib öelda või midagi väita, et noh, et see on mingi väike asi, et siit ei väga midagi, et tegelikult see teeb päris palju, miks, sest need aurad, need ei ole kunagi nagu sünkroniseeritud kõrgemal poolt tahtlikult. Ehk siis seal on mingid oma mingi mõõtemustrid ja kui nad on kinni avanemata, siis sinna uusi väljaspoolt uusi mustreid nagu ei jõua nii kergesti või jõuab vähem selles suhtes, mingi täiesti uusi mõtteid või mõttemustreid on, et need nagu ei ole selles auras käinud ja ka kui see selleks, aga ka nad nagu avavad selle tšakra nagu selle need uus ja täiesti uus info ja mõtted saab hästi palju tulla sinna juurde, et tegelikult inimese valida muidugi siis, mis ta teeb nende uute mõtetega, see uue infoga ja sellega. Aga see on fakt ja see on minu jaoks ka fakt, et see on päris suure mõjuga, no see tšakrade avanemine. Ehk siis see tähendab, et need kristalliteraapiad, nad mitte ainult ei harmoniseeri need tšakrad, vaid ta ka avab sinu energiakehale siis uutele sagedustele ja uuele sisse tulevale infole. Lisaks sellele seesmisele harmooniale nagu ta ka tekitab siis siukse vastuvõtva välja keha energiast uutele kogemustele ehk siis uuele, jah. Mis võib olla ka täiesti uus inimese jaoks. Eks oletame näiteks, ma ütlen jälle mingi enda jaoks mingi lemmikteema või meeldiv näite, et nüüd oletame sul 6. tšakra või 3. tšakra, ütleme 6. tšakra oli täiesti kinni. Ütleme, et sa pole elu jooksul saanud ühegi maagilise sündmuse osaliseks või sa ei ole, sinul ei ole jõudnud ühtegi imet või hämmastavat kogemust või ühtegi tervendust, mis mõjub. Aga siis, kui see 6. tšakra läheb lahti, siis need võib juhtuda nagu järjest mitu. Ja mina olen tähendanud tendentsi või efekti, et nende tervenduste puhul ta avab minu meelest positiivsetele kogemustele. Miks? Sellepärast, et patsient klient on uus selles maailmas ja ta ei sooviks esiteks negatiivseid kogemusi ja teiseks ka need uusi nagu võetakse kuidagi või noh, et nende asi ei ole saada pihta mingite asjadega, vaid nende asi on avastada rahulikult omast tempast nagu rõõmsad need seda tšakra või seda maailma nagu, mis varem oli kinni nende jaoks. Ja nende asi ei ole saada rünnata või pihta või midagi siukest, see ei puutu neisse. Need on kliendid, nendel on uus puhas rõõm ja puhas kogemus. Ja meedu järjestikus võib-olla selline ja
ja sellepärast ka need meeldivad need kogemused ja meeldivad kogemused ja mitu järjestikku meeldivat kogemust enamasti. Nii palju, kui ma oma kliente tean, kõiki jah. Ja absoluutselt kõigi klientidega, kes mul on olnud, ütleme 30-40 inimest võib-olla, mitte kindlasti kuigi palju rohkem, kuigi osad mitu korda, enamik mitu korda võib-olla jah, aga kõigil nendel, mitukümmend, kindlasti alla 100, ma olen mitukümmend inimest, kõigil nendel on olnud positiivsed kogemused nagu elus pärast tervendust. Ehk miks? Sest see kristallireikiteraapia, mida teeb, ta avab selle tšakra ja siis see tõmbab juurde. Ma ei oska, te võib-olla arvate, reaalsus toimib nagu teistmoodi, aga see tervendus teeb seda, see teeb selle tšakra lahti ja see tõmbab ligi uues väljas neid uusi kogemusi, mis on siis just selle tšakra õppetunnid ja sulle meeldib. Ehk siis võib-olla inimese, ma nüüd arvan, nagu maailm toimib nii ja nii, on ju, et ma ärkan, ma teenin raha, ma lähen tööle, ma tulen koju, ma olen magama, et maailm toimib nii ja nii, on ju. Tegelikult kui see tšakrad lähevad lahti, siis aura väljas ja see kõik, see seletab sulle palju rohkemat siin maailmas. Näiteks iga kohtumine inimesega võib olla väga-väga eriline, eriti pärast neid tervendusi. Ehk siis ja midagi sulle anda, ehk siis võid saada ka mingi kingituse, näiteks kohta mingit spirituaalset tüüpi pärast tervendust, kes annab sulle mingi kingituse või midagi sellest, on ju. Need on minul on hästi palju olnud, no mina küll tervendaja rollis on enamasti, aga siiski klientidega ka, selles mõttes nad kohtuvad, ma näen ja tean, et ütleme, inimene saab minu käes kristalliteraapia tervenduse, ma teiste tervendajate kohta ei tea, ma ei ole näinud neid kliente nagu selles suhtes. Pärast teise inimese tervendust mul ei ole võimalust jälgida, aga minu enda kliendid on sageli olnud ka minu lähedased sõbrad või jäävad minu tutvusringkonda. Kristallidele meeldib ka seda võrgustikku ehitada, on ju. Sõprade võrgustikku või kõrgemaid võrgustikku. Eks nad jäävad minu lähedusse ja nad ilmuvad välja näiteks mitme kuu või paari aasta pärast ja meil on omavahel uusi energia vahetada või midagi pakkuda omavahel. Ja saada või vastu võtta ja pakkuda. See on päris väsitav see kõik. Aga jah, mis siis kokkuvõttes, ma räägin tegelikult edasi, et need uued mõtted tulevad aura välja ja uued teadmised selles mõttes ja mis on hästi tähtis, mis inimesed ei saa aru, võib-olla, et uued kogemused. Ehk siis, kui su aura välja avaneb, su energia, mingi tšakra läheb lahti puhtalt harmooniliselt, siis tõmbab liiga uut teadvusseisundit uut välja ja saad uusi kogemusi elus selle tõttu, ma mõtlen päris reaalset elu muutvaid kogemusi päris elus. Ehk siis me arvame võib-olla maailm toimib teistmoodi, aga tegelikult see toimib vastav meie tšakratele, et muud see tšakra lahti, ütleme, too näiteks seksuaaltšakra, mis on inimestel tabu, võib-olla ma võin enda näitel tuua. Kui see avaneb, siis sõprussuhted ja üldse suhted kõik lähevad palju paremaks. Ehk siis, ja sa saad seda arendada järk-järgult ka edasi. Ütleme, mul ei olnud juhataja, ma kohtasin ühte inimest, kes oli hästi palju suhteid ja sõprussuhted ja kõike, on ju. Nüüd ka mul on hästi palju suhteid, et see on arendatav kõik, on ju. Ja ta ütleb ka, sõprade võrgustiku ehitamine, see on lihtne, usalda, on ju, ja jää truuks oma sõpradele. Ta isegi õpetab seda, kui sa küsid talt, on ju. Et ma enda näitel toon, sest inimestel on see natuke tundlik teema võib-olla. Jah. Et see on võimalik ja sa võid tahtlikult ehitada sõprade võrgustikke eri tasanditel, kui sa soovid. See lihtsalt arendab su seda ja seda tšakrat ja sellest ei ole mitte midagi, see pigem mõjub hästi. Et lähengi sinna ja seal on need inimesed ja need sõbrad. Okei. See on siis nagu rohkem nagu siuke tervendaja poolne jutt või tervendaja jutt, et ma arvan, et kui mina olen kristallireikiterapeut, siis mina nagu teraapia või abi saan võib-olla teisest allikast või teisest kohast natukene. Ütleme, ma annan kristallireikit, aga keegi annab mulle mingi teisest teraapiat, et
hea on hoida need kanalid nagu mitmekülgselt lahti või mitmekülgselt on ju. Ütleme, et sa oled matemaatikaprofessor ja loomulikult sa ei taha, et kõik su teised sõbrad oleks ainult matemaatikaga seotud. Et see oleks absurd, ainult see ei viiks mitte kuhugi. See ei oleks mõttekas isegi. Ja vastupidi on, et tal on ilmselt paar sõpra, kes on veel matemaatikaga seotud, aga ülejäänud on täiesti muud inimesed. Minu pakkumine. Loogiline on, jah. Need kõik nagu toetavad üksteist need asjad. Et ärge ajage segi siin tööd ja sõprusuhted võib-olla. Need tööasjad mingi käsitluse järgi, nad võivad olla, miks neid vaadeldakse meil kokku hästi rangelt lahus siis sõprussuhtest tööasju. On selleks, kui prioriteediks on töö, jah. Aga kui seda võib ka teha tegelikult tõespidi, et see on sõprade vaheline võrgustik, et nagu aitavad üksteist. Keegi ei keela seda teha niipidi ka selles mõttes. Need oleneb, kellel mis prioriteedilised on. Ja miks me nagu hägustame seda kõrgema mina või seda eesmärgi vaatlemist või miks me ei taha, et eesmärk oleks näha või soovime eesmärk oleks salajas on ka see konfidentsiaalsus, ehk siis me ei soovi mingi kliendi eraelu tuleks nüüd näiteks nähtavale või midagi sihukest on ju, et milleks inimese asjad nagu kas ei puutu asjasse või mida iganes on. Et selleks on suitsukvarts, on smoky kvarts, ehk siis see hägustab, muudab nähtamatumaks siis isikliku eesmärki. Ehk siis see on endiselt olemas, aga see on teistele vähem näha ja sa ise muretsed seepärast vähem nendeks. Ja su eesmärk ei ole nii kohas selge, selles mõttes puhas kvarts võib-olla, mängristel võib olla natuke julm ja jõhker selle koha pealt, et kõik tuleb nähtavale ja kõik on näha on ju ja halastamatult. Ega see kristall ei huvita, et mida teised inimesed nüüd näevad või näen. Et see toobki kõik nähtavale, et on niisugune halastamatu natukene, väga kasulik, aga ikka jõhker natuke, et toobki kõik nähtavale nagu kõik. Näiteks mina näen oma ema vahepeal siin musta vaimu, ma lendas ringi, et kuule, et sa pead oma spirituaalsusega tegelema, et see ole paha juba, et noh, see on väga jõhker selles mõttes, et halastamatult kõik faktid, kõik toob nähtavale. Aga suitsukvart selles mõttes on siuke armastavam, hoolivam ja siuke hägustavam, et kui sa mõtled näiteks inimese peale, kes suitsetab näiteks midagi, et nagu võtad elu nagu laadnemalt, et see on siuke, nemad ei võta neid tõsiselt rangelt, kõik nad ei hooli, nendega on, teistel on kergem ja vabam nendega olla, ta ei ole siuke range õpetaja, kes kogu aeg kamandab, et kes ütles, et ka Elis Rent ütles, et meister kristall on, et see no siuke tugev range õpetaja ka, et ta juba armu ei anna selles mõttes, et mäletan, kui ma mediteerisin mäekristallidega, ta on niuke kõrgema mina kristall ka ja siis sain just, et mäekristallid ütlesid 2 varvast, et pane ennast kirja sinna selgelt kätte saatesse ja lähed sinna onju, et ta ei anna nagu armu selles mõttes, et ta viib vaimselt nagu kiiresti edasi, aga ta on ka range sinu vastu selles mõttes, et halastamatu on ju reeglina ilusad mäekristall, et kui sa soovid midagi pehmemat, sa ei taha enam seda ranget nähtavust on ju, kus mul need seleniidid leidus lausa, et seleniidid ka tegelikult nendest vaarata, mul üks väike seleniit oli ka, seda ma tegelikult otsasin, väikest seleniit, et see väike seleniit, see on ikka hästi pehme leebe, et see põhimõtteliselt ei tee mitte midagi ja taastab ravi rohkem ja siuke. Et siuke halastamatu selgus on kindlasti väga arendav vaimselt ja see ütleb sulle reaalselt, et mees, kui su spirituaalsus on, et sa oled paha inimene juba, tee midagi. Või naine, räägin enda näitel, sest ei taheta teada. Aga jah, et seda mängristal üldiselt teeb, et ta toob kõik nähtavale halastamatu range selgusega mis on kasulik ja kui sa seda tead, siis sa võtad õppust, sa võtad kuulda seda, et ta on õpetaja, ta on range meister õpetaja. Et see
võta ennast käsile, onju, kui tuleb midagi halba nähtavale, onju. Et sul on see valik ja võimalus teha need samme. Mis mul siin veel on sodaliit, jah. Mul on uus sodaliit, see vana läks nii pingasse, ma viskasin ta koguduse taha kraavi, et las rahuneb. No mul on uus sodaliit, see toetab meditatsiooni, see imelus vibratsioon, nagu te näete, nagu näha. Okei. Karneval muidugi lõbususegi viidab lõbusust ellu. No lapsed, seksuaaltšakra lõbusus, siuke fun, söök, lõbu, peod, toit on niuke elurõõm ja lõbu on. Vast ka tšatšivad seda, osad arvavad, et see on vale. See on ma nii kindel enam ei ole, ma arvan, et see oli angeliit või. Ikka sinine inspiratsioonikivi ja mis inspireerib enda asju nagu vaimsetel teemal rääkima, kirjutama. Ja. Siis on see Indiat mulle meenutav siuke elevant, mul on oma lugu näinud. Nägin elevanti hästi müstilises kontekstis seoses oma kõrgem minaga Indias. Ma ostsin omale Minervast kuskilt elevandid. Mu laps Tim viskas selle vastu asfaldit, et üks jalg tuli ära. Kõige huvitav mälestustega seotud. See on sellest obsidiaanist kumeks ja obsidiaanist tehtud on. Et Indias mul oli mälestus. See on hästi kauge teema. Et läksin kõrgema mina järgi ei millegita mööda mäeteed alla ja siis kõrgem mina ütles mulle, et istu asfaldile kõnnitee servale ja oota siin. See on üks turvaluõpetus. Ja istun seal ja siis üks elevant tuleb kuskilt mööda maanteed ja läheb mäeteed mööda üles. Kannab magavat meest enda seljas. Vau! Mida see on? Elevant ja siukses kontekstis ja siukses kohas. Ja läheb mööda mäge üles ja magav mees mööda sinna. Istun edasi ja mõne minuti pärast tuleb järgmine elevant. Läheb sama mäeteed mööda üles kannab magavat meest seljas. Ja minu jaoks ma sain hiljem aru, et see on siuke märk, mis näitab, et me oleme hoitud mingi suure jõu poolt, nagu Jumala poolt või universumi keskme poolt, mis kannab meid. Et inimesed magavad, aga elevant nagu kannab meid edasi. Midagi siukest, ma olen seda tõlgendanud. Hiljem tuli siis valge auto peatus seal ja mingite noorte India nolkidega ja võttis mu peale ja viiski ennast edasi. Siuke huvitav koht. Okei, see roosa kvarts muidugi ja sinine pitsahat, mis on kurgutsakra, siis see avab seda rääkimist. Igast asju.